Tere! Nädala peatükk Šlach jutustab, kuidas Mošee saatis igast hõimust juhti, kokku 12 luurajat, et uurida Kanaani maad, enne kui juudid sisenevad sinna. Enne luurajate saatmist muutis Mošee oma teenija Hošea nime Ješuaks. Kommenteerides seda ütleb Talmud, et Mošee palvetas Hošea eest. Jumal päästagu sind, heebrea keeles Joshiaha, luurajate kavatsustest. Toora ütleb, et alguses olid luurajad väärikad, tähtsad inimesed. Alles hiljem nad otsustasid, et ei taha Iisraeli minna, vaid soovivad jääda kõrbesse. Ja seetõttu hakkasid nad Iisraeli maad keele peksma, öeldes, et see on maa, mis vohmib sisse oma elanikke. Karistuseks pidi kogu Iisraeli rahvas jääma kõrbesse 40 aastaks. Senikaua, kui ei surnud kogu põlvkond, mis läks Egiptusest välja ja ainult nende lapsed sisenesid Iisraeli. Kuna Toora rõhutab, et kõik luurajad olid enne oma missiooni alustamist väärikad inimesed, miks pidi Mošee palvetama, et Jumal päästaks Ješuat nende kavatsustest? Ja kui Mošee oli kindel, et luurajad olid väärikad inimesed, kuid muretses, et midagi võib ikkagi juhtuda, miks palvetas ta ainult Ješua eest? Talmud traktaadis Shabbat ütleb, et nii töötab inimese kurikalduvus. Täna ta ütleb inimesele, tee nii. Homme ta ütleb, tee nii. Lõpuks ütleb ta, mine ja tee nii iidoleid. Selle väitega üritab Talmud seletada, kuidas on võimalik, et juut, kes on Abrahami, Itsaki ja Jakobi poeg, kellel on puhas hing, mida Jumal on talle andnud, hakkab patustama. Kuidas on võimalik, et ta hakkab vastu minema oma looja käsule? Vastab Talmud, et selles seisnebki kurikalduvuse kutse. Ta ei tee seda järsku, vaid aeglaselt, pehmelt, samm-sammult. Käske on võimalik täita erinevatel tasemetel, vastavalt sellele, mida seadus nõuab, ja tehes rohkem, kui seadus nõuab. Samamoodi võib juhtuda, et inimene täidab käsku, kuid oma kohustust ta sellega ei täida. Kurikalduvus töötab nii, et kõigepealt tuleb ta ja ütleb inimesele, miks sa pead tegema rohkem, kui seadus nõuab? Täida käske lihtsalt, ära pinguta üle. Peale seda tuleb ta ja ütleb, et käske peab täitma nii, nagu ta oleks piiratud tingimustes, minimaalsel nõutud tasemel. Ja siis kasutab ta juba juhust, et öelda inimesele, et ta rikuks keeldu. Kui see kehtib kõikide individuaalsete käskude puhul, kehtib see ka kõige olulisema käsu puhul, armast oma lähedast kui iseennast. Nagu ütleb Rabbi Akiva, see on oluline reegel Tooras. Kui inimene hakkab otsima sellest järeleandmist, siis tekitab ta sellega võimaluse käituda ka vastupidiselt sellele käsule. Zohar räägib, kuidas käitusid 3 õiglast, kes igaüks nendest elas põlvkonnas, mis ei käitunud nii, nagu peab. Need õiglased olid Noah, Abraham ja Mošee. Noah palvetas ainult iseenda ja oma perekonna eest. 120 aasta jooksul, kui ta ehitas oma laeva ja inimesed tulid tema juurde küsimas, mida ta teeb, ütles ta neile, et varsti tuleb uputus ja te kõik hävite. Peale seda luges ta inimestele moraali, kui ta ei läinud ise nende juurde ja ei palvetanud nende eest. Abraham ei oodanud, kuni inimesed tema juurde tulevad. Kui Jumal tahtis hävitada Sodoma ja Gomorat, oli Abraham valmis seisma nende eest, kuid tingimusel, et seal elavad vähemalt 10 õiglast. Kui Jumal teatas talle, et isegi 10 õiglast seal ei ole, oli Abraham valmis linnade hävitamisega kokku leppima. Mošee erines Noahist ja Abrahamist selle poolest, et ta oli valmis seisma kõikide juudide eest, isegi nende eest, kes patustasid ja lõid endale kuldvasika. Ta oli valmis ennast tohverdama, öeldes Jumalale, kui sa ei anna neile andeks, siis kustuta mind oma raamatust. Tema oli tõeline põlvkonna liider, kes armastas teisi kui iseennast, oli valmis pühendama ennast igaühele. Miks siis ikkagi Mošee palvetas ainult Ješua, kui mitte ülejäänud luurajate eest? Hasiidiline õpetus seletab, miks luurajad ei soovinud siseneda Iisraeli. Põhjuseks oli see, et nad ei soovinud tegeleda materiaalsete asjadega.
Kõrbes oli neil manna, mis kukkus igal hommikul taevast. Neil oli värske vesi Mirjami kaevast. Aupilved pesid ja triikisid nende riideid. Nende peamiseks tegevuseks oli toora õppimine, Jumala teenimine vaimsel tasemel. Kuid luured teadsid väga hästi, et niipea, kui nad sisenevad Iisraeli, peavad nad tegelema materiaalsete asjadega. Peavad nad külvama, kasvatama ja koguma saaki, peavad ise hoolitsema oma elatise eest. Võimalik, et luurajate jaoks võis vaimne elu kõrbes sobida, kuna on selliseid pühakuid, kelle elu ülesandeks ongi Jumala teenimine vaimsel tasemel, nagu Rabbi Shimon bar Yochai, raamatu Zohar autor. Kuid Moshe, kes oli põlvkonna juht ja kelle ülesandeks on teha sellest materiaalsest maailmast Jumalale kodu, pidi panema ennast ja oma soovi kõrvale ja pühendama ennast oma põlvkonna ülesannete täitmisele. Just selle tõttu palvetas Moshe ainult Yeshua eest, kuna ta teadis, et Yeshuast saab tema pärija, kelle ülesandeks hakkab olema juutide viimine Iisraeli peale Moshe surma. Nii palvetas Moshe Yeshua eest isegi siis, kui teised luurajad olid veel väärikad, et Jumal päästaks teda nende kavatsusest, kuna ta teadis väga hästi, et kes need on ja millised on nende tõelised soovid. Moshe kui põlvkonna juhi ülesanne on enese pühendamine igaühele ja selle tõttu pidi ta eelkõige hoolitsema ülejäänud juudi rahva eest, kes pidi minema Iisraeli ja tegema sellest püha maa. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!